tere! Selles videos tutvustan sulle DrawChat keskkonda. See on väga tore keskkond, sest selles saab joonistada koos sõpradega. Siin on mul juba avatud esimene lehekülg ja see isegi ei ole mitte joonistuspaber, vaid see on suisa joonistusplokk, mida sõpradega täita. Siin on näha, et mina olen juba 3 lehekülge valmis teinud ja siit saab juba uusi lehekülgi juurde teha, kui nendest väheks jääb. Paremal pool on näha siis koostöötamise ala, kus saab omavahel sõpradega juttu rääkida, kokku leppida reegleid, vajadusel võite ka häälvestlusi pidada või täiesti videokõne teha. Hetkel on näha, et seda joonistuspaberit siin keskkonda on kasutamas 2 inimest. Kuna see keskkond ei nõua sisse logimist, siis ta paneb meile ise nimed. Ja minu nimeks on ta pannud Badway, see on siis siin põhtähega, ning mul on siin üks sõber joonistamas ja tema nimi on siis Muvara. Meil oli ka 3. sõber siin Noviri, aga Noviri ei saanud rohkem joonistada ja pidi lahkuma. Enne kui joonistama hakata, tasub leppida koostöötamise reeglid kokku. Esimene kõige olulisem reegel on see, et teise tehtud asju ilma loata ei kustutata ega muudeta. Siis on hästi oluline see, et kui sulle midagi ei meeldi, mida teine joonistas, siis sa ütled seda hästi viisakalt, hästi leebelt. Ei tohi teist sellepärast teisega riielda, et sulle ei meeldi. Nüüd meie lisaks kasutasime siin seda vestlemise võimalust ja leppisime kokku, kus me katsetame. Kumbki me seda keskkonda ennem kuigi palju kasutanud ei ole. Seega leppisime kokku, et minu sõber kasutab siis esimest lehte katsetamiseks ja mina teist lehte. Ning siia 3. lehele me teeme valmis töö. Ja lõpuks me leppisime kokku, et 3 minutit katsetamiseks ja vaatame, kas me jõuame 3 minutiga ära katsetada. Nii, põhilised tööriistad on näha siin üleval, mis kasutada on. Ja need on tüüpilised joonistuskeskkondadele. Ehk meil on alati võimalus kasutada tavalist vaba joonistamist. Ja siin on võimalik siis valida värvi, tooni, läbipaistvust muuta ja on võimalik pliiatsi jämedust muuta, eks. Siin üleval see ring annab aimu, kui suur või jäme see meie pliiats parasjagu on. Paneme ta peenemaks ja siit on näha üks joon, eks. Hiirega on kehva sirgeid jooni tõmmata ja seda teavad ka programmide koostajad ja enamasti on olemas ka võimalus päris sirgeid jooni tõmmata. Ja päris sirgete joonte tõmbamise võimalus on siin näha. Samamoodi hakkab sellest, et saame värvi ja suurust muuta, jämedust muuta ja siis saame tõmmata sirgeid jooni. Täpselt seises suunas, nagu me parasjagu soovime. Enamasti on ka joonistuskeskkondades mingid valmis kujundid ja siin on näha siis ristkülik ja ringi joonistamise kujundid. Ja siin pead tähele panema seda, et on võimalus 2 asja muuta. On võimalik ristküliku ümber joont muuta. Hetkel on siis meil valitud punane. Siin on näha, et läbipaistvus on et ta ei ole läbipaistmatu. Ja meil on siin mitte päris kõige peenem. Saad ka muuta jälle. Ja teine on siis, milline on selle sisu, ristküliku seest täitmine. Ja praegu on valitud kollane ja alati kontrolli, et ta oleks siin läbipaistmatu. Sellisel juhul tuleb ka see värv ja siis saame katsetada. Kui meid häirivad need, et tahaksime siia üles nurka joonistada, siis ma klõpsan selle ristküliku peal ja saan siia üles nurka joonistada. Nii, ristkülik tulnud. Samamoodi saan siit ringiga toimetada, valida ringjoone, piirjoone ja seest. Lisaks sellele on võimalik ka trükkida. Trükkimise töövahend on siin. Enne trükkima asumist jälle valid värvi, tooni, läbipaistvuse ja siit saab muuta teksti suurust. Ja siit saad valida ka mõnda üksikut siis sellist stiili. Nüüd, kui mulle ei meeldi, ma tahan ka jälle üles nurku, ma panen need vahepeal eest ära ja juhin tähelepanu, et siin pead teadma seda, kuhu sa kirjutad pärast seda asukohta muuta ei saa. Kirjutame siia keset ekraani. Nii, kui nüüd tuli välja, et midagi valesti läks, siis loomulikult on olemas kustukummid ja siin on näha suisa 2 kustukummi. Üks kustukumm võimaldab kustutada suuremat ala, näiteks ma tahan selle kirja ära kustutada. Teine kustukumm, millel saad siis jämedust ka valida, kustutab siis niimoodi väiksemat ala. Ja kui ma tahan täpsemalt,
siis ma saan siit luupidega suurendada, vähendada ja käega saan liigutada siis sobiva koha. Nii, ja nüüd saan näiteks hakata jälle hästi täpselt kustutama, nii nagu mul parasjagu vaja on. Lisaks sellele on siin veel üks huvitav töövahend. Nii, paneme suurenduse välja. Teeme ma siia natuke ruumi ja ma näitan, siin on selline töövahend, millega saab teha peegeldusi. Las ta jääb siis roheline ja see tähendab seda, et ma ühte kohta joonistan, aga päris mitmesse kohta tuleb joonistus, vaatame. Sellega on tore mingid mandaleid joonistama hakata. Vahetame vahepeal värvi ja nii. Nüüd me oleme kiiresti vaadanud ära kõik töövahendid, mida te saate kasutada, kui te joonistades jälgite, millisele paberile te parasjagu joonistate, kui see tahan paberit vahetada, siis siit alt klõpsan ja toredat katsetamist siis teile sõbraga.